Tere, Irene siinpool. Mul tuli täna selline hommikul silmad lahti tegin, tekkis selline tunne, et mul oleks vaja jagada seda kohta. Minul on vaja jagada. Vaja jagada seda kohta, et kuidas need vanad tsüklid, mingid etapid meie elus lõppevad ja tihti me ei pruugi üldse arugi saada, et midagi on läbi saanud ja me lihtsalt nagu jääme sellesse kohta ja jääme. Ja tere, et siis tekib selline koht, kus me nagu tajume elu nagu mingite vanade tuttavate korduvate mustritena. Ja tervitused teile kõiki. Räägin täna siis vanadest korduvatest mustritest, tsüklite lõpetamisest ja kuidas elada sellises maagilises kasvutsoonis. See ei ole maagiline kasvutsoon, ei ole selline asi, mida me selliselt, ütleme nii, et meie egomeel ei taha seda. Meie egomeelele meeldib kõik tuttav ja turvaline ja see on ikka mõnus oma mingi see tuttav rütm, isegi kui see ei ole väga mõnus. Ja ehk siis see maagiline kasvutsoon on teadlik valik. See on teadlik valik liikuda enda elus sellest tuttavast turvalisest natukene väljapoole. Ja alati ei pea, mugavustsoon ei ole ju otseselt halb asi. Et mugavustsoon on ka väga mõnus koht ja meil on aeg-ajalt vaja olla seal olla. Meil on vaja seda head tasakaalu selle koha peal, kus me oleme mugavustsoonis ja kus me avardume mugavustsoonist välja, et meie närvisüsteem oleks sellises mõnusas kohas. Ja kui me kogeme enda elus ükskõik mis valdkonnas, kui sa koged seda, et sul muidu võib-olla on kõik väga hästi, kõik on siuke mõnus, aga on mingi teatud koht, mis hakkab su sees nagu looma sellist kruttimise tunnet. Tead küll seda kohta, et kõik on justkui nagu tore ja hea ja niimoodi. Ja siis on mingi osa, mingi aspekt sinu elus, mis on see, et mis tekitab sinu sees mingisugust ketramist, mingisugust sellist renderdamist, ma ütleksin selle kohta sellise sõna. Eile õhtul oli mul just vahetasime helisõnumeid ühe sõbrannaga ja ta kaalub seda kohta, et kas tulla sellele traumavabastusretriit. Nädalavahetusel on meil natuke teistsugune suunitlus, aga nädalavahetusel tuleb Dorothee Drassel või täna tegelikult juba tuleb Eestisse ja homme on siis 3-päevane selline süvasukeldumine keha ja traumatöös. Igal juhul ta just nagu on selles protsessis mõelda, et kas tulla või mitte tulla. Ütlesid, et nii palju toimub, ja et elu on nagu üks tohutu protsess kogu aeg. Et kogu aeg on midagi nagu kerib sees ja ta ei teagi, mida teha. Ja et peegelda mulle vastu, et mida sa nagu kuuled mind rääkimas. Ja kui me märkame ennast selles kohas, mida me seal ketrame enda sees, mis on need korduvad teemad, mida me ketrame enda sees. Väga tihti need teemad, mida me enda sees ketrame, on tegelikult sellised, Nad on juba päris kaua meie sees olnud. Need on samad vanad teemad, mida me lahendame justkui. Ja nad ei ole alati seal, kui meil on mingi hullult hea olla, me oleme selle laineharja peal, siis võib tunduda, et see teema on läinud. Ja nii kohe, kui me läheme sellesse languse perioodi, ehk siis elu on selline emotsionaalsel tasandil või siis sellisel dualistlikul vaatel on elu selline lainetav. Ta ei saa olla mitte kunagi kogu aeg tõusulainel. Ja see võti vabaduse juurde on see, et ma olen nagu lõdvestunud ja usaldan seda, et elu on selline. Elu on rütmiline, elu on tõusulaineline, elu on tsükliline. Me saame midagi, me laseme lahti midagi, me sünnime uuesti, me sureme. Ja kui me ei tekita sellest endale probleemi, et see nii on, et me ei saa midagi paigal hoida, me ei saa hoida midagi muutumatul kujul. Kui me suudame sellesse lõdvestuda, siis me oleme vabad. Siis me oleme vabad. Aga meie ego, see tegelane meie peas, kes püüab siis hoida kõike püsivuses, hoida teatud
ja enamasti seda tõusulainet on ju, enamasti seda kohta, kus kus on sul hea ja turvaline olla, on ju, et ta püüab hoida seda seisundit. Ja miks me läheme sellesse läbipõlemisse, miks me läheme nendesse sügavatesse protsessidesse sisse, praegu on päike väljast, ilm on soe, siis see toetab tegelikult seda tõusulainet, on ju. Aga nii kohe, kui tuleb madal rõhkkond, siis võivad tulla nagu ülesse siis sügavamalt nagu need kohad, mida me püüame nagu vältida, on ju, sest me püüame hoida mingit teatud seisundit, on ju. Et okei, nüüd ma läksin selle ilmaga natukene teisesse kohta. Aga see mõte on selles, et kuidas jõuda sellisesse nagu kuidas see sõna on, mul tuleb inglise keeles fluidity, ehk siis selline nagu voolavus võib-olla või enda sees, et ma lõdvestun sellesse, et elu parajasti on võib-olla väga sellisesse nagu kokkutõmbumisse liikuv. Minu sees toimuvad protsessid on võib-olla väga sellised, võib-olla sellised kahanevad ja kitsad, on ju, et kuidas ma lõdvestun sellesse, on ju. Kui ma suudan sellesse lõdvestuda, siis, ja see on alati see indikaator, on ju, see on see koht, kus me saame aru, et okei, kas mul on vaja midagi endaga kuidagimoodi enda sees midagi lahendada, midagi nagu lahti tõmmata, midagi vabastada, midagi nagu näha, teadvustada eelkõige, on ju. On see, et kui tuleb see nagu see elu selline, see contraction, on ju, et sünnituses on ka, on ju, et on avanemine ja siis on need kokkutõmbumised ja need kokkutõmbumised ongi see protsess, on ju, kus naised siis tavaliselt kogevad seda suurt valu, sellepärast, et on vastupanu sellele kokkutõmbumisele, mis on hästi loomulik sünnituse osa ja see on niivõrd intensiivne. Elu on nendes kohtades tohutult intensiivne ja ebamugav, kus me läheme läbi nendest kokkutõmbumise ruumidest, on ju. Ja valu selles kohas tekib puhtalt sellepärast, et meil on vastupanu sellele. Mul on vastupanu sellele kokkutõmbumisele, on ju. Ja see, mida me tegelikult läbi vaimsete praktikate, minu arusaama järgi, on ju, ja läbi tervendustöö, läbi kehatöö, kõikide nende asjade, mida me teeme enda jaoks, et luua heaolu, mida me teeme, on see, et me õpime tegelikult lõdvestuma. Me õpime sügaval tasandil lõdvestuma sellesse elu pöörasusse, elu ettearvamatusesse, elu haprusesse. Ja kriis meie elus tekib sellel hetkel, kus me tavaliselt saame aru sellest, et fuck, mitte midagi ei ole tegelikult kindel siin. Et see on nii uskumatult habras kogemus, milles me tegelikult oleme. Kui me sellele üles ärkame, siis meil on nagu perse küll, kuidas ma siin hakkama, kuidas ma siin ellu jään. Ja kusagil taustal, on ju, kusagil kukla tabab, me võib-olla tajume seda kogu aeg, sest see on see tõde, mis selle kehastumise, selle füüsilises maailmas eksisteerimise kogemuse osa on. Et see on nii uskumatult habras. Ja siis tekib see mõte, et ma pean hoidma teatud mingisugust reaalsuspilti ja proovi samalt ära võtta see ettekujutus, mida ma arvan tõeks pidavat, mida ma arvan, et elu on, mida ma arvan, et mul on vaja ja ma räägin siis nendest vajadustest, mis lähtuvad siis puhtalt ego tasandilt, mis on siis hirmul põhinevad vajadused, on ju. Versus siis see, et meil tõesti on siin inimlikul tasandil mingid baasvajadused, mis võiksid olla kõikidel inimestel kaetud, on ju. Ja kuna see selles maailmas, kus me elame, ei ole niimoodi, ei ole elementaarne, et kõikide inimeste baasvajadused on kaetud, on ju. Mingil põhjusel me oleme loonud inimkonnana sellise ühiskonna, kus ei ole elementaarne, et kõigil on olemas peavari, kõigil on olemas süüa, kõigil on olemas lähedus ja armastus, hoidvad ja toetavad vanemad, on ju. See ei ole elementaarne. Kuigi see peaks olema, on ju. Mingil põhjusel on see kusagil nagu nii katki läinud see inimeste enda sees, on ju, et me oleme loonud ühiskonna, kus me peame võitlema selle nimel, et meil oleks, on ju.
või me arvame, et me peame võitlema selle nimel, on ju. Ja individuaalsest kohast vaadates on see, et okei, aga kuidas ma sellest tripist, mis me kollektiivselt teeme, kus me oleme nagu selles tugevamad jäävad ellu ja nõrgemad jäävad jalgu ja vaata ise, kuidas hakkama saada, on ju. Et kuidas me sellest tripist välja astume, on läbi selle, et me võtame isiklikku vastutust, okei, tegelikult see ei ole tõde. See tegelikult on see illusioon, mille sees suur osa ühiskonnast, valdav osa inimkonnast jooksutab, on ju. Et see kõik on siin ohtlik, ma pean siin ellu jääma ja siis ma olen pidevalt siin püüdlema saada midagi, turvalisust, naudingut, rohkem midagi, armastust, mida iganes, on ju. Noh, mis need püüdlused meie egol on, on ju. Ja see tundub väga reaalne, sest et me elame selles materiaalses maailmas, on ju. See on väga reaalne ja meil on vaja osata ka siin hakkama saada, sest muidu me tõesti võime nälga surra, on ju. Võime, on ju, teoorias siin maailmas, kus meie oleme sündinud. Mulle hästi meeldib, üks sõber ütles mulle, kes on sellise budistliku õpetuse järgi, ütles, et juba see fakt, et me oleme sündinud siia, kuhu me oleme sündinud, siia põhjapoolusele Eesti Vabariigi sellisesse Skandinaavia meelsesse maailma näitab seda, et meil on väga hea karma, sest maailmas sureb iga päev lapsi, nälga, inimesi. Et need elutingimused kusagil on ebarealistlikult keerulised. Ehk siis meie, kes me elame siin, kus me elame, kus on nagu ühiskond ikkagi nagu hoolitseb sellest, et kõigi vajadused oleksid niivõrd kuivõrd täidetud, on ju, ja et me saame ise kogu aeg panustada sellesse, et meie heaolu tõuseks, on ju, et meil on loodud see võimalus, meil on loodud see keskkond, et tõepoolest me saame midagi teha selleks, et meie elukvaliteet oleks parem, on ju. Siis tähendab minu jaoks, sa võid vastu vaielda, tähendab see seda, et ma olen hingeliselt piisavalt küps, et sina oled hingeliselt piisavalt küps, et luua täiesti teistsugust reaalsust enda jaoks. Et astuda välja kollektiivsest kannatuse naudingu tsüklist. See tähendab seda, et sinus, minus, absoluutselt igas ühes meis on see võimekus olemas. Muidu me ei sünniks siia sellisesse keskkonna, mis soodustab seda, kus me ei pea olema ainult ellujäämise režiimil. Ja naljakas on see, et vaatamata sellele, et meil on selline keskkond, me mängime ikka seda mängu, et meil on siin see ellujäämise mäng. Meil ei ole elu päriselt elamise mäng. Ma pean ikka veel võitlema millegi nimel, et midagi saada. Ma ikka veel kannan endast seda mõtet või mustrit, et ma ei ole lihtsalt niisama sellena, kes ma olen väärt hoitust, armastust, küllust, kantust ja nii edasi. Ehk siis jah, need tulevad kusagilt esivanematelt, ühiskonna poolt, et eks siis see on nagu see taak, mida me kanname kaasas, aga minu arust on see koht, et ärkame üles. See on taak, see ei ole reaalsus, see ei ole tegelikult nii. Me lihtsalt valime automaatselt selle sama koha ja siis näeme seda, et see muster on mulle tuttav, huvitav, et mul ikkagi kogu aeg juhtuvad need samad asjad, huvitav, et mul satuvad samasugused konfliktid, huvitav, et need samad teemad minu elus on. See on lihtsalt see, et kui me näeme neid korduvaid kohtasid, siis see tähendab seda, et me lihtsalt oleme selles vanas tuttavas turvalises mugavustsoonis ja nendes automaatsetes, kuidas seda siis nüüd öelda, et sa oled selles kollektiivses enda kollektiivi selles mustrite jadas sees ja et sa oled veel nii-öelda magavas kohas või tegelikult, kui sa seda juba märkad, minu arust on nagu see koht, et okei, tegelikult see unisus hakkab ära pealt minema, tegelikult ma olen ärkamas, kui ma märkan, et siin on mustrid, mille sees ma jälle olen, et kohati mingite kohtade peal mul on nagu see minu elus mingid mustrid, mis sellel kevadel on nagu nähtavad, ma lihtsalt nagu kõva häälega hakkan naerma, mõtlesin, et ma ei võta seda enam tõsiselt. Ma ei kannata selle pärast,
ja kui ma olen juba selles kohas, et ei no mida iganes, siis tegelikult see on see koht, et okei, see asi on hakanud jõudma lõpetusesse, see asi on juba jõudnud tegelikult lõpetatusesse ja nüüd küsimus on selles, mis mul on vaja teha, et luua täiesti teistsugune kogemus enda jaoks. Ehk siis miks ma seda tsüklite lõpetamise teemat siia toon, sest ma ise olen hästi tugevalt selles kohas, et mingid tsüklid, mingid etapid minu elus on lõppenud. Aga ma olen endiselt nendes etappides sees, ehk ma olen otsade kokkutõmbamise faasis. Ja kui me tajume seda, et mingid asjad on meie elus ammendunud, siis tavaliselt see ei ole mitte kunagi niimoodi, et mul on juba see teine uus elu juba siin ukse ees. Ma ei tea, võib-olla sul on mingi teistsugune kogemus, anna mulle teada. Jah, ego meel turvalisuse mõttes, kui ta näeb, et mingid asjad hakkavad nagu tagant ära kukkuma, hakkab looma juba tuleviku uusi stsenaariumeid, sest nii on turvaline. Sest meil on ju nii turvaline, me ei taha astuda sellisesse tundmatusse ruumi, kus mul ei ole mitte millelegi toetuda. Kus mul on nagu okei, et kui see töökoht, kui see suhe, kui see teema minu elus, ma saan aru, et siin ei ole enam seda kandepinda, see on minu jaoks ammendunud, see on minu jaoks juba väsitav. Siis ma pean kähku mõtlema midagi välja, mul on vaja midagi muud, millele toetuda. Või siis ma püüan nagu meeleheitlikult hoida seda reaalsust ikkagi elus ja midagi teha selleks, sest tundub täiesti turvaline lahti lasta ja lõdvestuda sellesse ja vaadata, et okei, aga kui ma ei ürita mitte midagi kinni hoida, mis siis järele jääb? Mis siis jääb järele? Ja ma tahan siia tuua selle koha, et me võime hakata ka mängima seda mängu, kus me ei hoiagi millestki kinni. Ja see on üks ego strateegiatest. Mul on ükskõik. Savi, ta. Ehk siis me oleme, kui me tahame jõuda sellesse kohta, kus me oleme vabad, siis me peame kogu aeg märkama seda, mida meie ego tripib seal sees. Mis strateegiaid, mis mänge ta meie sees mängib, kuidas ta muudab selle ka vaimse valgustumise teekonna iseenda mänguks. Et ma olen nii arenenud, ma olen nii kaugel, ma olen nii palju juba endaga tegelenud, mul ei ole neid asju vaja. See on nagu juba teema lõpetatud. Minu kogemus on see, nii kohe, kui ma sellise suhtumise, sellise arrogantsuse juurde jõuan. Ja kui me oleme väga palju praktiseerinud, kui me oleme väga palju käinud, kui me oleme väga palju kogenud, siis arrogantsus, vaimne arrogantsus võib väga kergesti tekkida. Ma usun, et me kõik, kes seda siin vaatavad, on mingil hetkel ennast tabanud sellest kohast, kus ta peab ennast kuidagi. Ja minu kogemus on see, et minule isiklikult ei lasta selles kohas olla, ma saan alati liitaka vastu nägu ja selle äratuskella, et okei, alandlikkus, ära kujuta üldse ettegi, et kui sul on nagu pilt selge, siis sa võid kindel olla, et sa oled mingisugusel tripil. Aga see ei ole ilmtingimata halb. Egol on vaja seda, meil on vaja seda sest et tundub hästi ebaturvaline olla selles kohas, kus sul pole pilti selge, kus sa ei saa mitte millestki aru, sul ei ole mitte kuhugile maanduda. See tundub ohtlik. Ja see on see koht, kus maagia saab hakata juhtuma. See on see koht, kus päriselt muutused saavad hakata toimuma. Mingid sellised väga olulised muutused sinu jaoks. See on see koht, kui sa oled sellesse kohta oma elutsüklites jõudnud, kus sa tunned, et okei, vana enam ei toimi, uut mul ka ei ole ja ma ei lähe sellesse tahtliku uue loomisesse kogu aeg kohe, vaid ma usaldan seda etappi, kus mitte midagi ei olegi. Ja luban endal olla selles kohas, kus ei ole tulevikku, kus ei ole minevikku, kus ei ole mitte midagi kui ainult see praegune hetk. Siis maagia saab juhtuda minu jaoks. Aga see on nagu see koht, mida me
nagu ma alguses ütlesin, see sünnitusprotsess, et kuidas sa usaldad, sest et see võib olla väga ka paljastav koht sinu enda jaoks, sa võid õppida iseennast tundma, kui sa lõpuks ometi paned selle telefoni käest ära, selle kohvi ja veini ja sõbrad ja kõik asjad ja tuled enda jaoks päriselt kohale sellesse tühjusesse, mis koputab su uksele. Ütleb, et jää seisma, ära täida oma elu, ära ürita midagi teha, vaid luba endal lihtsalt lõdvestuda, avaneda sellega, mis siin on. Lase lahti. Lase lahti. Ja see on, minu jaoks on nagu see koht, kus ma ise hetkel olen. Selles mõttes. See on nagu see, et nagu ma olengi nagu see väikene laps, kes teeb oma esimesi samme ja ma olen siin olnud juba mõnda aega suremise protsessis, on ju. Selles vaikses, nagu ma just sõbrannale just üks päev ütlesin, selline tunne on nagu, et ma vaikselt suren. Ja vaikselt suremine tähendab seda, et ma lihtsalt olen nagu mitmeid kordi päevas, vähemalt 2 korda päevas olen ma meditatsioonis ja teadlikult lihtsalt lasen kõike lahti. Ma ei peagi millestki aru saama. Ego meel tahab luua igasuguseid kontseptsioone, mida see minu kohta nüüd tähendab, et ma olen siin sellises nagu vaikses suremise kohas, sest ma tunnen, et midagi enam ei kanna. Aga samal ajal ma ise olen kantud. See tundub nagu just nagu loogikale, tundub see täiesti absurdne koht, kus olla. Oota, siin on ju nagu visioonid ja plaanid ja liikumised ja nüüd lase kõik lahti. Ära kujuta endale mitte midagi ette. Ja lihtsalt ole sellega. Ehk siis see uuesti sündimise protsess, kus sa kõigepealt alati vaikselt sured. Ja sa võid suure lärmiga ka surra, suure draamaga ja vastu punnida sellele ja öelda, ei, mul on vaja aru saada, kes ma olen, kuhu ma liigun, mis ma siin teen, miks see kõik ei ole nii, nagu ma tahaksin, et see juba oleks, Või sa võid vaikselt alistuda sellele protsessile. Ja hetkel ma tunnengi, et ma olen jõudnud nagu sellesse kohta, kus et siin on tekkinud see mingi, ma olen see väike beebi, kes õpib nüüd kõndima. Ja nii huvitav on see, et täpselt aasta aega tagasi ma olin Kreekas Brandon Bassiga ühel 7-päevasel retriidil, kus toimus selline hästi lühikese aja jooksul täiesti intensiivne algosadeks lahti lammutamise protsess, kus ei saagi enam nagu mitte milleski kinni hoides kõigest sellest, kes sa arvad ennast olevast, et see Irene kogu oma kogemustega, kõigega, mis ta praegu on, mida ta loob, mida ta teeb, see oli nagu ja siis oli huvitav, kuidas ma koju lähen, mida ma siis tegema hakkan, mul on nii palju kohustusi ja vastutusi ja ja siis okei, aga vahet ei ole, ma pean seda lihtsalt usaldama. Ma pean lihtsalt seda usaldama ja alistuma. Ja see kõik on olnud väga ilus lahti rullumine terves aasta, mingi uus energia, mingi uus liikumine, uus kvaliteet. Aga nüüd see uus kvaliteet nõuab minu käest mingisugust veel mingit suremise kohta, mingit veelgi sügavamalt lahti laskmise kohta. Ja siin kohas mul hetkel ei ole seda turvalist toetavat ruumi nii-öelda. Ehk mul ei ole seda nädalase retriidi või okei, selles mõttes ma olen hästi tänulik, et mul nädalavahetusel on Dorothy Trusseli see traumavabastusretriid. Ma tean, et see on selline võimas embus, kus kohas ma võin nagu lihtsalt lõdvestuda. Ja ma korraldan seda ja ma ei saa 100% osaleda. Aga ma tean, et see on see koht, kus saab toimuda see sündimise protsess veelgi sujuvamalt. Sest seal on see hoitus, ja ise tehes ma lihtsalt läheksin sellest natukene aeglasemalt läbi. Sest nii kohe, kui meil on füüsiline, teadlik toetus kõrval,
siis me suudame lõdvestuda veel rohkem sellesse kõigesse, mis meis on, mis meist lahti tahab lasta, mis tahab meis üles tulla. Me suudame lihtsalt lõdvestuda, sest me tunneme, et see on turvaline, on. Ja ma olen seda 16 aastat siin läbi erinevate retriitide, koolituste, õpetajate juures harjutanud. Ehk siis ma suudan sellesse lõdvestuda rohkem ja rohkem, rohkem. See ongi minu elupraktika, mulle tundub. Mulle tundub, et see uuesti sündimise protsess on lihtsalt mingi asi, millesse ma pean täielikult alistuma. Et ma ei looks endale seda mingit isiksust ümber. Ma olen siin vaimne õpetaja. Ma olen siin coach, ma olen terapeut, ma olen koolitaja, ma olen ettevõtja, ma olen ema, ma olen kaaslane, ma olen keda iganes. Kui need sildid sult ära võtta, kes sa siis oled? See on küsimus. Kas on midagi, mis on sinus, mis ei ole seotud selle identiteediga, mida sa oled loonud endale? Miks see oluline on? Miks see oluline on? Kui ma julgen sellesse lõdvestuda, kui sina julged lõdvestuda tundmatusse ja lahti lasta ette kujutused sellest, kelleks sa ennast pead, mis lugu sa enda kohta räägid, mina olen selline, ma ei ole selline. Mul on niimoodi, mul ei ole niimoodi, mul on alati niimoodi olnud, mul ei ole mitte kunagi niimoodi olnud. Kui sa sellest kohast nagu lahti lased või keegi sult selle vaiba kõige paremas mõttes ära tõmbab, mida ma loodan, et see tänane live sulle teeb, siis me saame avaneda millessegi, mida mina ei saa sulle öelda, mis see on. Aga ma nimetan seda aeg-ajalt selliseks maagiliseks kasvutsooniks. Ehk siis see võib olla hetkeliselt ebamugav. See ei ole enam mugavustsoon. Aga see on see koht, kus me saame õppida sügavuti tundma seda, mis on elu, kes olen mina. Mina olengi elu. Ja mismoodi see elu tegelikult läbi minu tahab siin olla, luua, kehastuda, kogeda. Ja see on see koht, kus me siseneme tegelikult sellesse liikumisse, kus me ei ole enam ellujäämisrežiimil, kus me ei ole enam võitluses, kus me ei ole enam enesetõestuses, kus me ei ole sees egomängudes. Ja see on see koht, kus läheb eriti huvitavaks. Egol ka kusjuures. Ja see on see koht, kuhu ma kutsun sind avanema. Kuhu ma kutsun sind, mille suhtes ma kutsun sind olema uudishimulik, kui sa lased lahti kõik need sildid, kelleks ennast pead. Lased lahti need etapid ja tsüklid enda elus. See ei tähenda seda, et sa lähed ja lammutad midagi ära, vaid et sa lased sisemiselt kõik lahti ja avastad seda, mis jääb järele, ja kes sa oled. Siis ei ole elu mitte kunagi no ja jälle see sama, siis ei ole mitte kunagi, elu ei ole tegelikult selline. Elu on alati, igal hetkel, täiesti kristallselt värske. Lihtsalt me parajasti ei ole elus, me oleme parajasti kusagil seal. Oma strateegiates ja kontseptsioonides ja analüüsis ja mängudes. Mitte elus endas siin elamises. Selles tooruses, selles haavatavuses, selles iga hetk on uus ja tegelikult iga hetk on tundmatu. Me ei tea, kas ma võtan selle järgmise hingatõmbe. Ma ei tea, kas ma olen täna õhtul elus. Ma ei tea seda. Mitte keegi meist ei tea, aga meile meeldib niimoodi mõelda. No, sest et kuidas sa nagu elad niimoodi, et äkki ma ei ela, et tundub nii hirmutav.
äratav mõte. Jaa, aga mis siis, kui see mõte muudab meid hoopis vastupidi, mitte et hirmule, vaid ma olen elus, ma elan. See on iga hetk õnnistus, iga järgmine hetk tänulikkus. Jess, ma saan seda siin veel kogeda. Okei, see ei ole kõige meeldivam kogemus, aga jess, ma saan seda kogeda. Jah, ja siis on need kohad, kus on see väga habras ja see on siuke, ma tunnen, et ma vajan sellest toetust. Ja siis võta vastu see toetus. Anna endale see toetus, ära jäta ennast üksi nendes kohtades, kui sa tunned, et seda kõike on lihtsalt liiga palju, et see kokkutõmbumise koht, see on nii intensiivne, et ma ei kardan, et äkki ma ei tule sellega toime. Ma ei tea, mis seal teisel pool seda muutust on. Ma kardan seda. See ei ole vale. See on okei, karta ka seda. Täitsa okei. See läheb üle. Aga ära jätta ennast üksi nendes kohtades. Ma ei ole ühtegi nendest muutustest enda elus teinud läbi juhi üksi. Jaa, seal on etapid, kus ma luban endal olla üksi. Ja luban lihtsalt olla selles, mis siin läbi tahab tulla, mis üles tahab tulla. Aga see on tulnud läbi selle, et ma olen saanud kätte selle turvatunde sügaval tasandil. Ja kui ma näen, et see parajasti nagu lappab, siis mul on see kogukond inimesi ümberringi, kes on niivõrd teadlikud, et nad oskavad lihtsalt selle puudutuse teha. Ja ma saan lõdvestuda ja läbi minna sellest kokkutõmbumisest, sellest sünnitusvalust nii-öelda. Väga sujuvalt. Nii et sellised mõtted täna ja selline nagu liikumine, see, mis nädalavahetusel toimuma hakkab, trauma-reliis, traumavabastus põhimõtteliselt ongi see, et me õpime tundma seda, mis meie kehas toimub, mis see on see, mis kinni hoiab ja kuidas sellest lõdvestuda, kuidas lasta sellele tulla ja minna. Ja mis siis järele jääb. Kui sa ainult lased lihtsalt minna, paned siia selle õhku, selle palve, okei, I'm all in. Ma olen valmis vabaks saama. Sest minu kogemus on see, et kui me julgeme alistuda sellele palvele, ja meil kõigil on oma palve südames, siis sellistes ruumides nagu Doroti ruum või see, mis nädalavahetusel tuleb, on täiesti hämmastav, kui kiiresti need palved võivad leida vastuse. Ma siin eile jagasin nende stories enda näonaha tervenemise lugu just eelmisel retriidil. Kuidas ma viimase päeva hommikul tulin järsku selle peale, sest üks harjutus tõmbas nagu hästi võimsalt kogu mu energia liikuma ja siis ma lihtsalt ma teen selle taotluse, et see näonaha teema, mul oli üle näo oli mingisugune allergiline reaktsioon, punetus, ketendus, ühesõnaga üks selline lapsepõlvest saadik olnud teema, mis aeg-ajalt välja lööb, eriti just stressi tulemusena, siis see tuli ei tea kust enne seda retriiti ülesse ja seal siis ma tegin selle taotluse, et see kuidagi leiab lahenduse ja siis õhtul ma olin juba seal asjade kokkupanemised, viimased harjutused olid, viimased nagu need protsessid, mis inimesed läbi tegid ja mind nagu lükati ühte protsessi, ma ei tahtnud üldse minna, sest ma olin oma mingites tegemistes, ma olen sündmuse korraldajana mingis natuke teistsuguses energias, mitte iseendale keskendunud. Aga siis ma sattusin sinna, okei, et oli vaja, siis ma olin seal ja see, mis sealt üles tuli, oli korraks väga valus ja see oli väga vabastav. Mu südame keskuse tagumise külje vabanes mingi blokeering siukses valukarjatusena. Ja siis kõik see kurbus ja lein, mis sellest oli sinna ette tekkinud, see sai välja tulla. Ja
juba järgmisel päeval mu näonahk muutus klaarimaks. Ma märkasin seda, et see ei puneta vähemalt enam niimoodi, on ju. Ja nädal hiljem oli see täiesti kadunud. Ja ma ei teinud mitte midagi muud. Ja sellel talvel teda ei ole olnudki. See oli novembrikuus, on ju. Ei ole mitte midagi siin olnud sellest. Ja ma olen nagu huviga jälginud, okei, mis värk on, on ju. Aga see teema sai välja minu seest. Ehk siis, kui sa näed seda, et sa renderdad, minul oli see füüsiline teema, on ju. Kui su elus on mingi valdkond, kus sa näed, et sa renderdad sees mingit pinget, siin on mingisugune, ma ei tea, kuidas seda kõike teha, miks sa niimoodi, kuidas selle kõigega on, et sa pidevalt avastad autoroolis ennast analüüsimas mingisugust teemat, mida sa oled juba 1000 korda juba analüüsinud, siis vaata sügavamale, sest seal all on alati midagi, millele sa ei taha otsa vaadata, sellepärast sa renderdadki seda siin, sellepärast sa luubidki. Seal on midagi sügavamal allhoovustes, mida sa väldid, mis võib-olla tundub ebamugav. Ja sellepärast see renderdamine toimubki, sellepärast me oleme oma meele luupides kinni. Vaata sügavamale, mida sa väldid. Ja tule nädalavahetusel retriidile. Me alustame homme kell 12 algab ja siis 3 päeva järjest. Doroti tuleb täna õhtul juba Eestisse ja ootan väga põnevusega seda. Nii et vaata seda, vaata neid kohtasid, mida sa renderdad enda peas, mida sa luubid, mis mänge sa mängid ja mis seal tegelikult seal taga on ja mis vajaks võib-olla sellist vabastamist ja mis kohaga on meil võimalik liikuda edasi, kui oleme kohal, siin kehas kehastunud, ankurdunud kohal ja kuidas siis see elu läbi minu tahab liikuda. Kuidas siis elu tahab läbi minu luua, kui see ei baseeru minu enesetõestamise, eneseväärtuse tõstmise, puuduse, täitmise vajaduse kohast. Kuidas siis elu tahab läbi minu luua? Minu jaoks on see ääretult huvitav küsimus. Ilusat päeva teile ja kui sul on vaba, see nädalavahetus tule osalema. See saab olema väga vägev. Minu kodulehel irenekaljuste.com on see info olemas, saad ennast kirja panna ja kui sul on küsimusi selles osas, siis Messenger, Instagrami Messenger on olemas, et julgelt küsi ja mõnust nädalavahetust. Tšau! Ja Signe protsessid juba käivad ja käivad täiega ja väga ägedalt, et väga mitmed inimesed on jaganud, kes on tulemas. Keha valmistub, olemine valmistub eelseisvaks süva sukeldumiseks. Et ja, olgu, näeme siis homme, on ju? Näeme homme kell 12 Tallinnas Euroopa hotellis ja siis vaatame, mis saama hakkab. Ciao!